Yes. Ja. Okei. Ma saan. Mis teed? Laupäev on. Tere sullegi. Ma mõtlesin, et sa tegid nalja, kui sa ütlesid, et sa tuled veel tagasi. Mul on missioon. Missioon, ah? Tea sulle su kuutsükkel selgeks. Ole kena, pane arvuti ära. Ei, ma tean juba piisavalt. Näed, mul on praegu päevad. Ma olen diivanil, lebos, ma magasin. Ma teen tööd spurtidena. Prioriteetide järjekorras, nagu sa ütlesid. Panen siis ise kinni. Kuule, kui su keha tegeleb kõige pühama ja energiarikkama protsessiga, mida üks naine kogeda võib, siis ei pea talle ju koormust juurde tekitama. Eelmine kord rääkisime sügisest, aga seekord räägime hoopis talvest. Kas mäletad, et sügise osas sai mainitud seda, kuidas naine peab rohkem puhkama, sööma tervislikumat toitu ja lihtsalt andma rohkem kehale rahu. Ja vot see kogutud energia lähebki nüüd talves käiku. Selleks, et naise keha saaks seda protsessi kergemini läbida. Okei, kui sa ütled, et sa saad mind selle valu ja vastikusega aidata, siis ma võin sind kuulata. Okei. No ja, mis sa täna söönud oled? Hommikuelbeid ja valuvägisteid. Selge. Ja kuidas siis enesetunne, kui tohib küsida? No ja, mis siin muidu veel isutaks? Kummikommid, noodlid, mäkk. Tahaks nagu midagi head ja krõbedat ja magusat ja... Mida sa tahad mulle nagu nende lippudega öelda midagi või? Ilmselgelt. Ehk mul olid jälle halvad ideed. No mis võiks olla mingi magus asi, mis siin päriselt toetaks? Kas ma šokolaadi võin süüa? Jah, aga millist? Ma ikka võtaksin oma vana hea Milka või Kalevi šokolaadi. No siis sa võiksid sama hästi oma kummikommide juurde jääda. Sul veab. Tegelikult kõige parem on tume šokolaad. Miks? No vaata, siin on väga palju magneesiumi. See aitab su vere... Võta. Veresuhkrut korras hoida, leevendab krampe, mis sul on praegu. Okei, jah, väga hea on. Mis sul veel on? On sul mulle midagi sooja äkki anda või? Mis ma saaks juua või? Näed, torko. Okei, sa nende kalorite peale ka mõtlesid, mu kallis hunt. Ma ei saa praegu sinu soovitatud ujumist või ka pilatest teha. Seega ma panen selle tampooni sisse ja ma lähen jõusaali. Intensiivne füüsiline treening on praegu umbes sama raske su kehale nagu, ma ei tea, kala jaoks, kes üritaks puu otsa ronida. Su keha teeb nii suurt füüsilist trenni sisemiselt, nii et palun luba endal puhata. Kuigi ma ei ole mitte kunagi sünnitanud, siis mul on selline tunne, nagu mul on tuhud ja nagu ma sünnitan. Tead, sul on õigus, sest menstruatsiooni ajal tõmbub su emakas kokku nagu lõõtspill ja sünnituse ajal kasutab su keha täpselt neid samu lihaseid. Nii et see on üsna sarnane kogemus. Aga mis asi siis nagu aitab selle jama vastu, et
oot, kui sa ütled nüüd hingamine, siis ma... Hingamine, just täpselt. Näe, tule, istu tule. Vaikselt. Paned käed oma emakale. Siin asub. Siin. Ja hingad sügavalt nina kaudu sisse. Ja suu kaudu välja. Su emakas väljutab praegu limaskeste. No ja see ongi põhimõtteliselt nagu mikrosünnitus. Okei, seega suurepärane. Iga kuu sünnitan. Lihtsalt ilma beebita, jah? Jah, umbes täpselt nii. Aga siin tuleb tegelikult mängu ka uitnärv ja sügav hingamine aktiveerib seda. See rahustab ja krambid ei ole enam nii hullud. Okei, läheb vaikselt paremaks, tead. Aitäh sulle. Ütle aitäh iseendale. Hei, babe. Kes see on? Mul on Peika ja ta on siin. Aga ma ütlesin talle hommikul, et mul on päevad, nii et ta teab seda. Ma tõin meile igasuguseid snäkke. Me saame teha classic date nighti nagu alati. Paar kaisutamist, natukene paar musi ka, eks ju. Sa arvad? Mis su viga on? Ära pane tähele. Ma olen emotsionaalne, ma ütlesin sulle hommikul, et mul hakkasid päevad. Ja see õigustab sellise käitumise. Tegin sulle heatahtliku žesti. Tegin sulle Coca-Cola Zero. Mitte tavaline Zero. Peaks natukenegi tänulikum olema. Okei, sa lihtsalt tõid snäkke, mis mõjuvad mulle väga halvasti. Need võivad mu krambid hullemaks teha. Ja Ütle talle! mitte, et ma ei oleks tänulik. Ma lihtsalt ei soovi süüa neid asju, mis sa tõid. Mida iganes. Ma ei viitsi sellega tegeleda. Sa aru, mis ma valesti tegin? Mine jah tagasi sinna, kus sa tulid. Ma ei saa aru, miks kui mul on päevad, siis on terve maailm on minu vastu. Ma proovisin seda teha, mis sa mulle ütlesid, ma kehtestasin enda piire. Aga nüüd, kas ma olen mingi kohutav inimene või? Ei, sa ei ole kohutav inimene. Tead, tegelikult ta tegigi hea teo, aga kui hea teol puudub vahepeal teadlikkus, siis on sellel omad tagajärjed. Ja ta ju ei teadnudki, et see toit, mis ta sulle tõi, kiirtoit, magus, suhkrut tekitavad sulle veel hullemaid krampe. Olen nii pettunud lihtsalt. No arusaadavalt. Aga tead, kui oled täna ja võib-olla isegi homse üle elanud, siis hiljem on sul rohkem ressursse, et sellega tegeleda ja temaga rääkida. Nojah, aga see on Peika. Mul ka ülemused, kolleegid, isegi sõbrannad, kes on kasutanud neid rasestumisvastaseid vahendeid, mis võtavad päevad ära. Need inimesed ei tea, nad ei mõista seda tunnet, mida sa koged, kui on päevad. Ja eriti need esimesed päevad, kui emotsionaalne on olla. Ja väga lihtsalt raske on, üksik on. Ma mõistan sind. Kas sa teadsid, et kunagi mõndades hõimudes saadeti veritsevad naised külast eemale, et mingu veritsegu üksinda metsas? See oli väga rõve ja ekstreemne lükke. Ja kuigi me tänapäeval veritsevaid naisi otseselt ühiskonnast välja ei saada, aga emotsionaalne hukkamist on siiski suur. Aeg on magama sättida. Viitsisin üles minna. Oota, oled valmis? Milleks? Oled valmis? 3, 2, 1. Okei. Päris lahe. No kuule, arusaamatusi ikka ju juhtub ja praegu tunduvad kõik asjad kordades hullemad. No aga ongi ju hull. Peika just läks minema ja jättis mind valuga üksinda. Su keha tegeleb praegu palju olulisema asjaga. Küll sa jõuad selle poisiga hiljem oma asjad ära klaarida. Muuseas, kas sa teadsid, et tsükli jooksul kasvatab su emakas 2–3 sentimeetri paksuse limaskesta? No ja siis hiljem, kui ta saab aru, et rasestumist ei toimunud, peab keha kogu selle kihi koos kudedega 2 sentimeetrise
emakakaela ava välja lükkama. Tükk-tüki haaval. Palun. Ja näiteks raseduse ajal avaneb su sünnituskanal kuni 10 sentimeetrit. Nii et kujuta ette, kui ulmeline protsess su sees praegu toimub. No ja kui tahad pausi sellest, siis üldiselt aitab rasedaks jäämine. Üldiselt? Nojah, mõned on rasedad ja ikka menstrueerivad. Loodus viskab vahepeal vempu või nii. Kas sa nüüd taipad, kui eriline, oluline ja ulmeline protsess su sees praegu toimub? Jaa, mõistan. Ma usaldan sind juba täitsa peaaegu. No natuke on veel minna.